Tervitus, Merike ja numbrite keel. Pole pikka aega näinud teid siin. Õigemini tegelikult ma ei näegi teid, te näete mind. Ainukene vahva asi on see, et ma saan kirju teilt ja ma olen väga-väga tänulik teile. Et mis ma siis räägin? Vaadake, kui ma metsas käin, siis tulevad jälle sellised asjad, et need küsimused mu klientidelt, minu mõtted, minu kogemused, analüüse tehes ja kõik muud asjad. Ehk siis täna tuleb sinna segapudi information. Nii, ma enne tahtsin nagu tavaline inimene ikkagi ütelda, et ma ei tea, kogu aeg ootad seda suve ja siis kui on see aprill, siis tulevad esimesed päiksekiired, siis mõtled, jee, suvi hakkas ja siin on kogu aeg jälle mingi karupüksid, jalgakarupüksid maha. Nagu natuke väsitab, aga noh, las ta olla, mis me ikka õnnime. Eile käisin kukeseeni korjamas. Sain juba päris hästi. Nii, lähme siis küsimuste juurde, mis on mulle tulnud. Esiteks tahtsin tänada kallid mehed, et te olemas olete ja ka olete hakanud võtma viimasel ajal sõna selles osas, et te saadate mulle kirju. Et ma olen väga uhke teie üle. Ja samas seesama minu kanal on mõeldud tegelikult kõigile, sest me oleme kõik inimesed. Ja võib-olla mõnes kohas on justkui vaata see top 3. Kas oli top 3 või top 5 need mehed, kellest nagu eemale hoida, siis uskuge mind. Ma tegin eilse viimistluse veel top 5 naiste suhtes. Nii nagu ma ütlesin ühes videos ka, miks ma seda olen nagu, soome keeles on nii hea sõna, pitkitanud, venitanud seda kummi, jah. Et siis sellepärast, et seal üks number on minu number, 16. Ja nii, et ma olen kuule kõige agressiivsematest naistest top 5, ma olen 4. kohal. Ja mis ma siin öelda tahan muidugi on siis see, et vaadake, ma olen ju erinevatest numbritest enne ka teinud ja siis neid igasuguseid erinevaid analüüse risti ja rästi. Ja siis osad kirjutavad, et see pole üldse minu kohta, et noh, puhas pask, mis sa seal räägid. Okei, teate, mina eile tegin siis seda viimast viimistlust, ma olen peaaegu nädal aega seda siin nagu sättinud seda teksti ja ikka jälle perseli kukkunud, et kuidas ma ikka niimoodi võin ikka siga olla. No vot, ja siis ma mõtlen ka, et vaata, see ongi see koht, kui sa tunned, et sa nagu kohe üldse ei ole see, kellest mina räägin, siis võta jumalast rahulikult. Võta seal see informatsioon, mis sind kõnetab ja kui see sind ei kõneta, anna sellel olla, et las keegi teine võtab selle informatsiooni ülesse. Ei pea nagu selles suhtes endast välja seal minema, sellepärast, et kui ma räägin üleüldiselt nendest informatsioonidest, siis seal loomulikult mõjutab ju sinu kuu, sinu aasta, mis kokku liites tuleb mingi number ja pluss elutee. Ma olen sellest nii palju rääkinud ja tulen sellest rääkima. No ehk siis see ka, et kui ma varsti panen selle eetrisse, magasin selle materjaliga ühe öö üle, kuule, sellepärast, et mõtlesin, kurjam. Peaks kohe nagu ära võtma oma numbri. Mõtlesin, et aga no ei võta. Seepärast, et seal on ikka mõni point, milles ma täiesti ennast ära tundsin, mitte nüüd agressiivsemad külge, aga noh, küll te tulete kuulma siis sellest. Ja siis tahtsin meestel olla selles suhtes tänulik, et te sõna võtate, te küsite ja nii edasi, et hoiame selles osas kokku, et ma ei taha, et see kanal tuleks ainult mingi puhas naiste kanal. Et ma olen ise naine, kellel on sünnipäev, kuu ja aasta täis mees energiat, et seepärast ma ei ole ka mingisugune lihtne nannipunn. Ja siin üleskutse teatud huvitavad inimesed, kes võtavad Facebookis, tahavad sõbraks saada ja siis arvavad, et nad võivad mulle helistada keskel ööd, siis ma lihtsalt blokeerin teid kohe ära. Nii et ei ole mõtet nagu sellega üldse vaeva nähagi. Nii, lähme küsimuste juurde, mis tuli siis 2 erinevat küsimust. Nüüd siis selles suhtes, et ei ütle, et kas oli mees või oli naine, 2 erinevat inimest ka küsisid. Üks küsib siis sellist küsimust, kas selles sünnikaardi analüüsis saab täpsemalt teada, mis ametid mulle sobivad. Väga hea küsimus. Teate, kui ma olen rääkinud, vaata see sünnikaart, siis mina teen seda 5 nurga alusel ja seal on siis 3 nurgad. Ja siis on ametite 3 nurk ja iga 3 nurk sisaldab ise omakorda 6 numbrit, mis tulevad. Siis seal on siis vanemate mõjutused, siis sealt tulevad need eelmiste elude mõjutused. Üks, mis kindel on, nende 6 numbrite puhul nad kõik harmoneeruvad teineteisega, ehk siis sealt tulevad sinu tugevused ja nõrkused välja. Ja siis seal on
kõige olulisem on siis see, et ütleme, liidame kokku, kui sa oled sündinud 2002, eks ju, no lihtne lahendus, siis on 4. Järelikult sa pead olema mingi ehituse alal, arhitekt, mingisugune asja loomine, projektijuht, kindlasti ettevõtja omas ettevõttes, mingi bla 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 asjad. Aga sinna tuleb veel palju asju juurde. Arvatavasti sobiks talle ka numeroloogia. Näiteks see, mida mina teen, on ju. Siis seal tuleb jällegi jälgida, mis need selles kolmnurgas teised numbrid veel juurde annavad. Ehk siis mõni võib minna nagu sassi selles suhtes, et miks nii palju numbreid, aga see on sellepärast, et isa poolt tulevad mingid tugevused, ema poolt tulevad mingid tugevused ja siis minu meelest, mis on eriti lahe, on see, et seal tuleb välja, mis ametid sul on olnud eelmises elus ja need tulevad toetama sind selles elus samamoodi. Nii, ametite kohta see, mis veel oli? Siis tuli üks küsimus, et tegemist on lahutanud inimesega. Näete, meditatsiooni lennuk tuleb. Täielik vaikus on olnud hommik, kujutate ette, jah? Võtame vastu. Nii tore. Nii paljud on küsinud, kas ma ära ei ole tüdinud. Teate, mulle alati Tait Ripakil vaatan seda. Mul üks koer ka vaatab kohe, kuidas lennukid tulevad. Eriti see läheb täpselt meie maja pealt üle, nii et see on nagu mega lahe. Nii, suhted. Üks klient kirjutas, et kas näeb, milline partner mulle sobib. Teate, siis suhte kolmnurgast läheb täpselt samamoodi välja sinu 6 numbrit. Üks kõige olulisem number on siis seal tipus, see räägib nagu täiesti nagu ütleme nabakümpi 100%, kes sa oled ja millist partnerit sa vajad. Seal on siis, kui sa oled naine, siis on ju niimoodi, milline naine sa oled ja millist meest sa vajad ja siis kui sa oled mees, siis ma räägin seda teisest aspektist. Numeroloogia ei ole ennustamine. Ta ei ütle sulle, et kuule, tuleb mingi Tiit, sünnimärk on sul seal vasakul ja tal on seal vasakul silmal seal kuskil. Ja siis tal on sellised kõrvad või mingid muud asjad. Ei ole. Mina sellega ei tegele. Selleks on arvatavasti taroloogid, kes võivad ütelda, et võt mine sinna reisile ja seal sa võid teda kohata. Mina ei näe selliseid asju. Et numeroloogia on ikkagi selline, teate, see on numbrite statistika ja aastate pikkune töö, aastate, tuhandete, sajandite töö. Et mida mina teile siin nagu edasi annan. Mina seda õppinud lihtsalt ja mulle see meeldib. Ja mina olen ennast risti-põiki läbi analüüsinud ja mina tean, et see mul on täiesti õige töö. Ehk siis minul tuleb sinna tipuks näiteks ametikolmnurkadest 7, mis tähendab, et mina võiksin tegeleda liikuva tööga, mis on siis näiteks turismindus, mingi projekte vedada, rahvusvahelises firmas tegeleda või siis online töö. Siis sealt tuleb mul veel, ehk siis 6 numbrit on kokku, on ju, siis tulevad veel erinevad numbrid. Seal oli minu meelest ka number 10 näiteks minul, mis tähendab seda. Esiteks pean õppima usaldama universumit ja see, et see on hästi liikuv. Jällegi viitab online tööle. Siis siiamaani ma ei olnud ju teinud online tööd. Okei, kuigi mul üks ettevõtte vägisi hakkas niimoodi minema, et mina enam ise ei teinud seda tööd, aga mina juhendasin. Ehk siis kõik on kogu aeg viidanud. Ja mis ma tahan teile öelda veel sellist asja? See puudutab nende klientide küsimusi nüüd, millel ma tahaksin vastata üleüldiselt. On see, kui teil hakkavad mingid probleemid suhetes, siis kõigepealt vaadake, kuidas teie suhe on oma emaga. Jälgige seda väga sügavalt või siis õdedega või siis vanaemaga. Kui te olete hiljuti läinud nendega tülli, on tekkinud mingi arusaamatus, kohe hakkab suhe tökkima. Ja samamoodi, kui hakkab rahadega mingisugune jama, selline nagu suurem jama ikka, mitte see, et ma ei tea, keegi oli 10 eurot võlgu ja ei maksnud sulle ära. Et ma arvan, et siin see asi nagu ei toimi. Aga kui mingi suurem jama hakkab tegema, kohe mõtle selle peale, et issand jumal, millal sa viimati oma vennaga suhtlesid või isaga. Need on kõige lähedasemad. Meesenergiad on raha. Nii, ma ajan oma koertel veel pea sassi. Võtan siit, ma tahan veel teiega rääkida. Siis nii nagu, kes on rohkem kanalil olnud, siis teab, et mul oli see hammaste värk siin. Mulle endal tundub, et see ei ole veel lõppenud ja siin on mul 2 hästi sellist huvitavat, ütleme siis sellist sala koostööpartnerid, kes minuga suhtlevad Messengeri teel, saadame häälsõnumeid. Nad ei taha ise silma paista kuidagi moodi.
ja tuleb siin välja arvatavasti, see on kõik vaimsel tasandil ka, et mul on asju, mida ma teile vist ei taha välja öelda veel. Eks ma siis kogun ka natukene, kinnitan kanda. Seepärast numeroloogiast tuleb hästi palju selliseid asju välja, et teate, tahakski ütelda, aga lihtsalt vahest ei ütle. Eks meil kõigil on neid asju, aga siis ma ei ole mingisugune maamuna peal selline esimene, kes tuli selle ideega välja, et ma arvan, et me kõik kodus tahame vahest ütelda asju välja ja siis ongi nii, et tuleb köha ja keel ei taha enam liikuda ja hambad ütlevad ülesse. Aga nii, kuhu ma tahtsin sellega edasi minna, on see, kui tekivad terviseprobleemid ka selles suhtes, et su kaal hakkab mängima. Kas kaal tõuseb ootamatult või kaal langeb ootamatult ja sa ei leia sellele põhjust, justkui nagu liigud ja oled aktiivne, siis see on üks märk sellest, et sa tegeled valede asjadega. Vot, see on siis numeroloogiliselt statistika alusel paika pandud, ei ole minu välja mõeldud. Seepärast, et mina tean seda, et minul oli mingi aeg hästi palju probleeme minu kaaluga. No ma olen alati selline joo tüdrukuks ennast pidanud. Ja tean väga hästi sellist perioodi, millal ma siis elasin, millal see kõige rohkem mind nagu mõjutas. Ja nii lihtsalt ongi. Seepärast, et nüüd on nagu huvitav. Ma olen justkui kogu aeg saan nagu rohkem iseendaga sõbraks. Ja nüüd hakkab kõik asi tasakaalustuma. Nii, meie teraapia lennuk tuleb jälle. Mul oleks üks jutt teile veel rääkida, kui te jaksate kuulata. See on suurem lennuk. Vaatame. Suurem, üks jutt veel oli, jaa. Ma pean siin natuke kõndima ettevaatlikult, et mu kukeseened katki purustaks. Teate, mingid loomad arvates, näed, ma räägin juba teist juttu. Eile käisin siin samas metsas, korjasin palju neid kukeseeni ja siis mingid loomad on arvatavasti lihtsalt lõbuks neid lahti kakkunud, nii et ma täiesti võtsin sambla pealt, korjasin neid. Polnud vaja üldse lõigatagi. Mega palju on. Nii, ma lähen nüüd sinna, mida ma tahtsin teile veel lõpuks ütelda. Ja kukeseeni jutt on ka kasulik jutt, seepärast, et mingi korjake kukeseeni, mingi rahustage ennast metsas. Nii, siis ma tahaks ütelda, et tõsta käsi sina, kes oled ennast koolitanud ja aastaid koolitanud ja ühe coachi juures teise juurde ja on vingemaid coach'e, on veel vingemaid ja no siis on ka mega vingemaid coach'e ja siis on niimoodi, et sa lähed sinna retriitile või raagrisse või siis sinna koolitusele ja siis sa tuled välja selline täielik power, saad aru, nii kui nõela näed, nii kohe plahvatad, vaata sinna, vau, nüüd ma tulen, nüüd ma näitan teile kõigile, siis sa lähed koju ja no mida sa näitad? Täpselt samasugune elu, nii kui ukse lahti teed, kõik on täpselt sama. Ja siis sa kujutad ette, et sa hakkad nüüd ennast, no nüüd sa näitad kõigile, vaat nüüd sa tead, kuidas peab nagu tegelikult asjad käima, siis jaa, kui palju mina olen selles osas eksinud ja kui palju ma olen neid jamasid endale korraldanud selles suhtes, et jah, tõsta käsi sina, kes oled neid asju tundnud täpselt samamoodi nagu minagi. Ja kui palju sa oled läbi kukkunud selles. Ja mina ise olen täiesti kindel selles osas. Kui sa tahad, et sinu ümber elu muutuks, siis muuda kõigepealt iseennast. Siis numeroloogia abil sa saad teada oma miinused. Ja ma olen kõigile teile klientidele tänulik selle eest, kes te olete tagasisideid andnud, seepärast, et kliente on üsna palju ja väga palju on kirjalikke ja on suulisi. Teie, kes te olete nüüd seal mul järjekorras suulistes, et aitäh, et te nii kannatlikud olete. Et tipa-tapa kogu aeg teen teid, nii et selles suhtes, et aitäh teile kannatuste eest ja ootuste eest. Ehk siis selles analüüsis tuleb välja väga hästi miinused välja ja ka plussid. Ja mina soovitan väga tõsiselt võtta neid miinuskohti, selles suhtes teate, kui krõbe valu on selles suhtes, kui sa näed enda kohta seda tõde, mis ma seal räägin. Samamoodi nagu ma tegin seda top 5 naist, kus ma iseenda kohta loen risti ja rästi ja jälle loen. Ja jälle mõtlen, et nagu päriselt või selline nõid või. Noh, küll te saate kasti kuulda. Aga tegelikult ma olen väga plussi poole peal, nii et mina sealt tundsin endast ära äkki 10%. Aga need on mul olemas ja ega need kuhugi pole ju kadunud, tähtis, et ma toon alati võrdluseks selle sünnikaardi osas, et alkohoolik saab siis aru, oota, see on pool võitu, kui alkohoolik saab aru, et on alkohoolik, eks ju. Ja siis teda parandada saab ju siis, kui ta selle täiesti adekvaatselt endale arusaadavaks teeb.
ma ei tea, kas ma räägin kõike nüüd õigesti, aga te saate sellest mõttest aru. Sa ei saa enne haiget inimest aidata, kui ta ei saa üldse aru, et ta on haige. Ehk siis sünnikaardi analüüsist tuleb ju välja täiesti sinu nõrkused ja see ka, et kui ikkagi seal partnerlus kolmnurgas ehk siis suhete kolmnurgast, kui sa oled üksik, tuleb ikka välja, et sul on nagu selline agressiivsus nagu mega palju, no siis kuule, hallo, sa peadki sellega tegelema. Ühele kliendile ka, mul oli nagu hirm talle ütelda, et sa tõstad häält 0-100. Ja see tuli igast numbrist välja ja siis, kui ta ütleski lõpuks, jaa, ma tõstangi. Päriselt või? Nagu ma isegi tundsin jah seda inimest, ma mõtlesin, et issand, kui hirmus. No mul oli nagu nii piinlik öelda, seepärast ma arvasin, et ta on nagu hästi super inimene, aga teate, kui palju meie keskel on just neid kahepalgelisi. Vot. Nüüd vist sai kõik öeldud selles suhtes, et mul oli natuke ootamatu tegelikult, et teil eestlastel on seal jaanipäev veel. Et siin tuli välja niimoodi, et Soomes ta ei ole liigu püha üldse, ma ei teadnudki seda. Ma pole üldse selles suhtes kursis nende maailma asjadega. Isegi ma tean, me käisime lõket ka vaatamas, aga see lõkk oli nii pisikene võrreldes Eesti omaga, et ma mõtlen, et oleksin võinud midagi kasulikku teha hoopis, kui minna kell 10 õhtul seal laupäeval mingit pisikest tikku tuld vaatama. Aga ikkagi inimesed proovisid, see on vahva. Ma olen selle üle väga tänulik. Ja teate, nüüd on kõik. Kommenteerige, mikrofon on vaba, tõstke käsi seal, kes ennast vahepeal ära tuntis, võidelge vastu mulle. Ärge võidelge tegelikult, ma tahan, et meil oleks mõnus YouTube'i grupp. Ei midagi, tšauki-pauki.